Põhja-Eestis on üks tore koht, mida kindlasti inimesed mäletavad juba ammust ajast, just minu vanused ja natuke ehk vanemad, kui ühte pioneerilaagri kohta. Karepa on selle koha nimi ja Karepal on üks tore rahvamaja. Olen seal isegi korra käinud ja meelde on jäänud see, et see maja ei ole teps mitte kipsplaadiga seest ära vooderdatud, nagu viimastel aegadel ikka puhuks on, vaid temas on ikka see vana rahvamaja hõng sees. Ja mul on siin tublid naised, kes tegelikult esindavad mittetulundusühing Karepa seltsi, aga osaühing Jaanioja mõisa ning natuke räägime sellest, kuidas seal Karepal pidu pidada on praegu. Kõik on võimalik, igal ajal saab tulla, oleme avatud, saab kokku leppida ja et väiksemas kaminasaalis üleval saab pisemad peod pidada ja suures saalis siis all saab suured peod teha ja pulmad. Teil on isegi nii uhke maja, et teil on isegi lava olemas seal. Ja lava on meil ka ja see on nii suur, et sinna mahub kohe vabalt terve poole seltskonnaga näidendit pidama. Nii et kõik sellised asjad on olemas. Kui ma käisin paar aastat tagasi teie juures, siis mind just erutas see, et need toidud, mis koha peal olid tehtud, need olid väga head ja mõnusad. Kas teil on oma külaseltsing teeb söögid? Ja meil on oma kokk, näete siin proua Marje, tema siis teeb vastavalt kliendi soovidele kõik söögid valmis, arvestab kõik kliendi soove ja hind on ka väga inimsõbralik, ütleme praegusel ajal veel eriti, seda peab väga arvestama. Proua Marje, kes kohe küsin, teete kindlasti selliseid toredaid rahvapäraseid toite, mida ikka armastatakse. Mis teeb näiteks hea pasteedi heaks? Mis tuleks sinna sisse panna? Kindlasti konjakit. Vot näete, siit saime ühe väga targa tõetera selgeks. Võid ka muidugi, see on hea. Aga vaatan, siin on teil ka tutvustused, pakute sellist toredat vorsti. Aga see on selline imepärane vorst, millest see tehtud on? See on nüüd jaanalinnu lihast, et mina olen ise jaanalinnu perenaine, et Karepa naaberküllal Toolsel siis on jaanalinnu farm ja meie siis oma külastajatele pakume ka seda oma talutoodangut, seal on siis valdavalt jaanalind. Teate, lõhnab küll nii jube hästi, et just nagu oleks otse suitsuahjust välja tulnud. No peaaegu, ütleme, üleile tuli. Aga see on siis põhiasjalikud jaanalinnust tehtud? Jah, 100% jaanalind, et me teemegi teda kodukäsitööna. Sellepärast me ei usaldagi kedagi teist, et kiputakse ikka muid lihasid sisse panna, aga kui ise teed, siis sa tead. See on nüüd siis täissuitsuvorst või poolsuitsuvorst? No ma ütleks täissuitsuvorst. Nii et siit, kes messil tahab sellist eksotiik maitset saada, see peaks kindlasti siia teisele korrusele tulema ja maitsma neid asju. Sellised ilusad kleidid või kuidas ta nimeta? Need on tegelikult lapivammused ja üks nendest töödest on siin konkursi Eesti oma kuub esimese preemia võitnud töö. Nii et saab oma näpuga näppima tulla siia katsuma. Ja ka päris värske lapimantel on täna hommikuks sai valmis, on ka kaasas. See on väga kaunis näeb ta välja. Mis selline kaunis näputöö maksab? See oleneb nüüd, kui kaua on selle tegemiseks aega läinud, et need hinnad on alates 3500 kuni 20 000, nii et see oleneb, kui peened näputööd tuleb sinna sisse panustada. Kallid inimesed, see ei ole Hiina käsitöö, see on puhas Eesti käsitöö ja vaata, kui selle kena kleidi endale selga panete, iga mees jääb teile järgi vaatama. See nõnda kaunis on see ja kuidas neid asju osta saaks või tellida? Tuleb tulla minu juurde ja küsida ja rääkida oma salasoovidest, sellepärast, et ma teen need mantlid ükshaaval iga inimese jaoks. Ja miks ma siin sellel messil selle mantliga olen, aga sellepärast, et niisugune ehe mantel sobib väga hästi pulmareisile kaasa võtta ja niisugused romantilised õhtused jalutuskäigud, kas mäeveerel või mere ääres, et sellises mantlis on mõnus teha. Ja tegelikult, kui traditsiooni murda, siis võiks ju kasutada seda ka näiteks registreerimisel, see on ju väga kaunis näeb välja. Aga miks mitte, et neid tuleb igasuguseid, nii nagu mõte hakkab peast tööle, nii nad sünnivad, et nad natukene minust sõltumatult tulevad minu juurde ja kohtuvad siis minu kaudu inimestega. Aga aituma ja kellel siis huvi selliste teemade vastu, messi teisel korrusel on olemas Jaanioja mõis. On selle koha nimi. Näete, selline ilus voldik on ka olemas ja jaanalinnu vorsti tulge maitsma ja neid ilusaid kauneid kleite vaatama.